mis on praegult jälle mul tuli info, et kõige suurem lõks on see, kui sa kuulad kedagi, kes on heas sageduses ja sa kuulad ja sa tunned, sa lähed samasse sagedusse ja sa tunned, et sa oled heas kohas. Sul tekivad taipamised, sa saad asjadest aru ja sa tunned ka füüsiliselt juba seda sagedust või ütleme, kui keegi teeb suga energeetilist tööd, siis ta tõstab su sageduse ülesse ja see on kõik toimib, väga hästi toimib. Aga nüüd sa lihtsalt ise lähed jälle, kuna su kehas on, kehamälus on need vanad mustrid, need, millega sa piirad ennast, millega sa viid ennast jälle sinna madalasse sagedusse tagasi. Ja siis ongi see, sa tahad jälle uut saada. Sa tahad jälle uut, seda kõrgemat sagedust tunda, mul oli seal hea taipamine, mul oli see hea tunne, ma tahan jälle seda saada. Ja ütleme, teine asi, mis ma ütlen, et mis on vaimses maailmas nagu üks viimasel ajal väga palju psühhoteelikumid. Sellepärast, et psühhoteelikum on see, mis võtab inimesel piirangud maha. Ja ta hakkab asju nägema ja ütleme, muidugi loomulikult on seal ka teised ohud, et ta võib, kui ruumihoidja ei ole piisavalt hea, siis ta võib langeda oma hirmudesse. Ja kui tal need hirmud hakkavad üles tulema samamoodi nähtavaks, siis ja seda ruumihoidjat ei ole korralikku piisavat, siis ma olen kuulnud, et inimesed on lõpetanud ka hullumajas, et